Tänapäeva tehnoloogia areneb nii meeletu kiirusega, et need asjad, mis täna on täiesti argised ja kõikidel iseenesest mõistetavad, olid veel vaata, et 5 aastat tagasi, ütleksin, kosmos. Näiteks minu selja taga olev nutikile. Jah, selline asi on olemas, te panete klaasi peale selle nutikile, sellest saab kohe siis automaatselt nutiklaas. Näiteks te ei soovi, et naabrimees või naabrine teil tuppa vaatab, vajutate pulti ja niimoodi on, kuidas see võimalik on, Tavar? Jaa, et siia klaasile on siis kleebitud see kile peale. Nagu näha, kaabeldus on peidetud siis ühte serva ja on veetud siis toiteblokk ehk siis ütleme kilbiruumi ja nüüd saab siis puldist juhtida oma akna läbipaistvust, samamoodi ka nutitelefonist. Ja samuti võtab ära siis terava päikesevalguse, et nagu näha, siis põrandale tekib selline vari ja kui paned nutikile kinni, siis see kaob ära. Ja kas sul on käes ikkagi 2 erinevat kilet, mis on erinevus on? Jaa, et see annab nüüd ruumi oluliselt rohkem valgust. See on see, mis praegu siin peal on, jah? Ei, siin on see praegu. Okay. Lihtsalt päikese käest ta muutub ka väga eredaks. Et siin on võib-olla paremini näha, et on põhimõtteliselt sama sellega siis. Ehk see on siis võimalik saada erineva sellise, ütleme, tooni astmega või tugevusega? Jaa, et näiteks siin samamoodi klient sai alles hiljem aru, et tal on midagi vaja, et naabrid sisse ei vaataks iga külje pealt ja sellepärast siis sai hiljem siia kleebitud nutikile peale. Ja tegelikult head vaatajad, ärge nüüd ehmuge, et Tavar ütles jah, et näed, kaabeldus läheb nii, see kaabeldus sellisena ei jää. Sellepärast see läheb kõik ilusti peitu ikkagi. Jah, et selleks on meil siis erinevad sellised väikesed karbikud, kuhu me saame need kaablid sisse ära peita, nagu varem olen näidanud ka, aga siia siis klient soovis isegi sellist eritellimusliistu, ehk siis me teeme selle aknaraami tooni liistu siia ja paneme siia peale. Kuidas selle paigaldamine käib? Mis te teete? Selles mõttes, et see sama asi siis lähebki kuidagi klaasi hästi puhtaks ja siis pannaksegi kogu lugu? Või mingi veits liimid asjad? Jaa, et tegelikult on ise kleepuva omadusega, ehk siis sarnaneb telefoni kaitsekile paigaldusele, kus siis 2 meest hakkavad nii suurt klaasi näiteks sealt poolt paigaldama, ta ise jääb siia siis liimiga klaasi külge ja järjest siis kleebivad teda ja eemaldavad samal ajal mustust. Kuhu te veel pannud olete? Siin on nüüd elutoa aknad said kaetud, aga tegelikult kasutatakse kontorites? Jaa, et kontori vaheseintel on ta üks kõige paremaid lahendusi kindlasti, aitab kindlasti ettevõtte brändingule kaasa ja samamoodi töötajate produktiivsus, et 20% vähem häirivaid tegureid on 40% kõrgem produktiivsus. Et tegelikult, kui nüüd ma tahan seda tellida enda, seda nutikilet, siis nagu sa ütlesid, et saab panna hiljem, kui kodu on juba valmis aknad, aga tegelikult saab ka nüüd alguse järgused siis kas ustele või akendele paigaldades tehasesse juba. Jaa, et kui nüüd võtta meiega ühendust enne, kui aknad on tellitud, siis me saame selle nutikile paigaldada juba raami sisse ära, et ei ole vaja siia hiljem liistu ka peale panna, kõik jääb raami sisse peitu, kõik kaabeldus ja näiteks avanevad klaaspinnad saab siis klemm ühendusega ära teha. Minu klaasid kodus veel nii nutikad ei ole, küll aga pöördusin ma Tavari poole ühe teise probleemiga, nimelt läks mul magamistoas äärmiselt palavaks, päike küttis, hommikune päike ikka nii kuumaks, et seal oli raske olla ja siis Tavar ütles, et Jaanus, aga milles küsimus on, et lisaks sellele, et nad paigaldavad nutikilesid, on ka tegelikult olemas selline kile, mis siis seda kuumust hülgab. Ja nüüd mul saigi magamistuppa pandud ja näitan, siis sul on see vist see kile kaasas ka praegu, on ju? Jaa, et kui nutikiled kasutatakse peamiselt siis, kui privaatsust on vaja või kui terav päike paistab tuppa sisse ja kaitseb näiteks Alexela tanklates šokolaadide sulamise eest, siis päikesekaitsekile on veel tõhusam lahendus. Näiteks see, mis mul siin paremas käes on, heledam kile. See on nüüd see, mis minul on? Jah, see sai sinu koju. Võtab ära siis üle 50% kuumusest ja ei muuda hoone välisilmet. Ja siis on vasakus käes selline tumedam kile, mis siis võtab ära üle 60% kuumusest, natuke muudab klaasi pindaga tumedamaks, kuid on ääretult efektiivne ka selliste 30-kraadiste ilmade korral. Et kui nutikile vajab nüüd nõrk voolu selleks, et muuta läbipaistvust, siis päikesekaitsekile ei vaja voolu. Ehk siis ei pea olema läheduses mingit pistikut või midagi, et me saame ka hiljem lihtsalt tagantjärele selle klaasile kleepida ja juba ta toimib väga hästi. Aga räägi sellest, et kui me nüüd see nutikile panna, see sama on, mis ma siin selle taga on, kas ma pean teda kuidagi nagu hooldama ka või kaua ta eluiga on? Jaa, et nutikile eluiga on üle 12 aasta ja hooldus käib nüüd niimoodi, et võtad tavalise fiiberlapi, pihustad sinna peale vahendi ja siis puhastad. Et pead jälgima, et sa sellist teravat tolmu ei lohistaks mööda nutikile pinda, võib ära kriipida, nagu ka teiste aknakiledega on, et ka päikesekaitsekile puhul robotiga väljaspoolt pesta ei ole enam mõtet, kuna ta võib seda teravat tolmu seal laiali vedada, kuid tavalise lapiga ja tasub nagu ilusasti teha, ja sest pehme oleks. Kui nutikilele me anname garantii tootele ja paigaldusele 2 aastat ja peale seda lahendame probleeme siis väljakutse tasuna, siis päikesekaitsekilele me anname tootele ja paigalduse garantiid 10 aastat. Mina leian küll, et muutke oma kodud jahedamaks,
ja muutke need ka privaatsemaks, sellepärast et siit aknast on ju tegelikult väga hea vaade. Aga ainult sellisel juhul, kui mina tahan vaadata, mitte et keegi sealt õhtusel ajal, kui mul võib-olla toas siin tuli põleb, et keegi sisse piiluks, et nutiklaas.ee.